Nii, tere tulemast tagasi hommikusöögile, Urmas Treesen. Mina kutsun sind endiselt Paksu Margareeta ja Meremuuseumi ja mille iganes direktoriks ja bossiks. Ja meil on ka eelmine video valmis. Vaadake seda, rääkisime pisut siin Paksus Margareetas toimuvatest asjadest ja unikaalsetest objektidest, aga ka sellest, et te tähistate nüüd 28. novembril. Meie video läheb küll hiljem üles, on ju, aga vahet pole. Seda võib tähistada terve kuni aasta lõpuni on ju seda tähtsat sündmust. 5 aastat taasavamisest. Et no see on tähistamisväärt. On ikka. No nii, palun. Jah, aitäh. Ja ongi saade läbi. Jah. Kõik. Tehtud. Aga mina pean ikkagi minema natukene selle asja juurde, kus me jäime lõpus pooleli. Number 1 pooleli, mis mind ikkagi pani imestama, et üks inimene on terve oma täiskasvanu ja tegeleb ainult muuseumi värgiga. Meremuuseumiga. Meremuuseumi värgiga. See on teistmoodi. Aha, kui tavaline muuseum. Ja. Et kuidas sa viitsid, sa ütlesid, et see on laiskusest, aga ma tahaks ikkagi küsida, et see peab sulle nii kõvasti kuskil sees olema, et ma ei tea, lapsepõlvest, järsku sul vanaisa oli mingi meremees või kalamees või isa või onu või mere ääres oled sündinud või? Tallinnas. Seda võib öelda, et see on mere äär, ju noh. Ei, aga siis selle ma lugesin küll välja. Meil oli hästi palju ühispunkte, kusjuures see oli hästi huvitav, et sa veetsid suved ikkagi Aegna saarel. Õige. Mina veetsin ka, kusjuures oma lapsepõlve, et hästi palju oli. Veetsin, kuna vanaisal oli seal võimalus maja siis rentida või... Just, Metsavahi majake. Metsavahi maja, jah. No nii, vaat ma tean kõike. Et ühesõnaga, aga see on ju ka meri on ju ümberringi. Sinna sõidetakse ju paadiga, laevaga. Kaku Ampaatori ja Rohunemes käisime ja igasuguse ilmaga, nii et võib-olla sealt ma ise arvan, et sealt on pärit juba see, et ma ei jää merehaigeks. Pole kunagi jäänud. Et ma kõikusin varajases nooruses juba selle kõikumised ära ja nüüd on kõik. Ei ole kunagi tulnud. Selge. Ja see võib-olla natuke ongi mingi väike mõjutus on, sest ma olen seda kusagil ka öelnud või kirjutanud, et ainuke asi, mida ma mõistsin poisina joonistada, olid siis laevad ja kajakad. Autosid ei osanud. Just. Ja tahtsin ka muidugi meremeheks saada. Oli küll niisuke mõte. Sa tahtsid meremeheks? Ma tahtsin. Miks sa ei saanud? Minu reaalainete oskus on allpool igasugust arvestust. Ja sa oled direktor ja see reaalained on allpool. Siis sa ei oska ju kokku arvutada, et palju on kulusid ja palju töötajatele tuleb palka maksta. Ei, see kõik on väga lihtne. See ei ole... Aga minna taafli ette ja teha midagi seal valemiga ja nii füüsikas, keemias kui jumal, kui ka veel, mis kõige hullem matemaatikas, siis tegelikult ma tean, et ega kõik ju teavad mu klassikaaslased, et kui Urmas kutsuti klassi ette, siis ülejäänud said rahulikult nahistada oma asju, sest ma veetsin seal ikka pikki minuteid niimoodi, vaatasin põrandat, sügasin jalaga laudu ja sest ühesõnaga vastust ei tulnud. Nii et ja see oli niuke, ja ma näen siiamaani väikseid niukseid õudusunenägusid, ma lõpetanud 22. keskkooli või siis selle Westholmi tänapäeval teise korruse otsa klassist, sellest repivõrest, kui ma teadsin, et nüüd tuleb jälle matemaatikatund ja ma tundsin, kuidas sisikond vajus kokku ühte niuksesse väiksesse klompi. Nii et edasi ma pääsesin sealt tänu sellele, et ma klassivend, kes elab praegu Viljandis, ma lihtsalt eksamil kirjutasin maha. Ja midagi ei ole teha, nii et nii see on, et kirjutasin hästi, aga siis matemaatikaõpetaja teadis muidugi seda, ütles, et okei, kõik on õige, vastused on okei, aga ma tean sind. Sa saad hinde, mida sa väärid, ehk siis see vist oli 3+. Okei. Nii et jah, et ei, selles mõttes küll. Ja hiljem tuli veel, vaatasin, et mu nägemine oli siis pidin prille kandma ja siis ma leidsin, et ei, las olla. Vahepeal oli veel mõte, et okei, ei saa meremeheks, aga veel on üks asi, millega saab merega koos nagu õppida, on okeanograafia. Just. Aga seda tuleks olnud minna õppima tõenäoliselt kas Moskvasse või Leningradi ja tol hetkel ja see mõte jäi ka ära ja nii ta siis... Et sinna see ei tahtnud? Sinna see ei tahtnud ja siis juba keskkooli ajal tekkis juba siis
suur tung, et kuna ma natuke kirjutada oskan ja võib-olla ei karda ka mikrofoni, siis tekkis juba huvi ajakirjanduse vastu ja olin siis Eesti Raadios noorte reporterite klubis. Vau, ehk siis sa käisid kohal nagu mina praegu ja tegid mingeid reportaaže. Ja, ma tegin mingeid reportaaže Reporter Makiga ja koos olime sellis minu eakaaslastega nagu siis Ain Saarne ja Georg Pelisaarega ja Andrus Saarmeid siis ja Valve Raudnas meid seal siis utsitasid ja sealt siis oli muidugi selge, et nüüd on siis ainuke tee on ajakirjandus. Minna ajakirjandust õppima. Tartus. No, läksid? Läksin, ei saanud esimene aasta sisse. Ei saanud esimene aasta sisse. Ei osanud ikka kirjutada, kirjavead olid sees. No las ta olla. Loominguline konkurss oli täitsa okei. Millega ma alt endasin, oligi kirjavead. Eesti keele grammatika teoreetiline eksam ei olnud jällegi minu päris see. Ja ma oleks võib-olla isegi sisse saanud, aga kuna minu keskkooli lõputunnistus oli kehvapoolne, ma tookord nende keskmiste hinnetega ei olnud konkurentsivõimeline, nii et siis ta nii jäi. Siis olin ettevalmistuskursustel, vahepeal töötasin, et ei ole ainult siin töötasin ka Eesti Geoloogia valitsuses. Eesti Geoloogia valitsus, see tähendab ikka mingid maavarad ja kivid. Ja maavarad ja kivid ja kõik, aga minu töö oli see, et aitasin geoloogidel kärnikastja tassida ja siis mööda Eestit pillisega ringi sõita ja mingid veeproove võtta. Aga sealt pärines selline ilus teadmine, mida see Eestimaa endas kujutab. Ja siis ei läinud mul ka see kõige paremini. Issa, mis toimub? Ei läinud ja nii kuulake nüüd kõik, mina tahan öelda vahele, kuulake nüüd kõik need inimesed ja eriti noored, kes vahel on omadega ummikus ja mõtlevad, ma ei oska seda, ma ei oska teist, ei saanud sinna kooli sisse, ei saanud tollesse, ei võetud sinna tööle, ei võetud siia tänna tööle. Aga voilà, siin on näide. Ja seal kõik on võimalik ja vahepeal oli veel mingisugune eksirännak, et Tartus, kuna öeldi, et tegelikult oleks ikkagi Tartusse meestudengid vaja, et me pakume sulle veel mingi variandi, et kui ajakirjandus ei saa, siis oli 2 optionit oli. Oota, las ma üritan mõelda, mis need võivad olla, mis on kõige vähem nagu, ajalugu järsku üks. Ei. Oota, mida kõige vähem täheldatakse? Issakene. Tartus? Arstiks ameti, mitte õpetaja. Ei, pakuti mulle, et võib-olla Urmas Reesen, võib-olla te mõtlete, et meil on siin võimalik kas vene filoloogia või rakendusmatemaatika. Ma vaatasin, et mõlemad variandid on ikkagi suhteliselt ikka metsa minu poole pealt ja siis tulin Tallinna tagasi ja mõtlesin, mida nüüd selle elukesega peale hakata ja nägin töökuulutust. Lehes. Et Kultuuriministeeriumis otsitakse töötajaid siis 2 kohta. Üks oli Vabaõhumuuseum, teine oli Meremuuseum. Ja siin oli puht niisugune lihtne eelistus, ega ma ei mõelnud nii palju, et meri ja laevad ja kõik see mulle meeldib. Mina kergelt nagu see hommikuse unega inimesena vaatasin, et pagan, et mul oli juba halb kogemus selle Keilas, ma pidin vahepeal ka Keilas tööl käima. Mul oli halb kogemus sellega, et ma pidin rongiga sinna sõitma ja väga mitmed juhtumid olid see, kui ma ärkasin Paldiskis. Nii et ja siis oli jama palju. See tol ajal oli ju see keelatud ja piiratud linn, nii et mind tõsteti sealt rongist maha ja siis pandi uuesti teise suuna peale. Aga siin oli Vabaõhumuuseum, on ju, teame, kus ta on Veskimetsas. Ja rahulik koht. Ja rahulik koht, aga ikkagi kaugel. Ja ma elasin suhteliselt kesklinna lähedal Pelgulinna, siis ma mõtlesin, et parem valin selle koha, kuhu ma saan. Lihtsalt mugavuse järgi. Jah, ma saan lihtsalt rahulikult jalutada hommikul Balti jaamast mööda üle Tornide väljaku ja olla suhteliselt vanalinnas. Oota, aga kas seal siis selles kuulutuses nõutud mingit eriharidust või mingit? Ei nõutud seal öelda, aga siis keskkooli haridus piisas? Ja mulle siis piisas, et et ma ütlen, ma lähen kohe ja siis oli see mõte, hups, nüüd ma siis teen selle kannapöörde ja lähen ajalukku, mida sina arvasid, et see on kõige vähem populaarne. Ja siis läksin ka ajalukku. Aga kas sa läksid päevasesse või õhtusesse? Ei, siis ma läksin ikkagi kaugõppesse juba. Just, ja tegid tööd samal ajal? Tegin tööd samal ajal, ja siis hakkasin vaikselt pisitasa, hakkas see merendus sinna tulema, tegin oma kursuse tööd ja igasugused muud tööd merendusest. Ja sa said ju ühildada siis töö ja õpingu nagu mugavalt. Siin ma sain seda kõik ühildada ja olin väga rahul. Oota, aga ma ikkagi tahan teada, mul jäi nagu väike auk, et kuidas sind võeti, et et see ei ole nii, et töökuulutus on ju sinna, mina tahan sinna, helistan ja palun võtke mind tööle. Tegelikult see oligi kummaline, sellepärast, et
mul on meeles isegi see, ega ma kodust ei helistanud, siis ma helistasin Pika tänava telefoniautomaadist, mis on siis praeguse Rootsi suursaatkonna vastas oli niisuke telefoniautomaat ja... Kuule, kas see on selles vanas kabelis või? Jah, kusagil seal oligi. Helistasin sealt ja siis tegelikult see helistasin siin niisugune asi, niisugune koht oli nagu muuseumite ja mingisugune kultuurimälestiste inspektsioon ja seal võttis vastu nüüd juba kahjuks meie seast lahkunud väga tore naine Kaia Varrak, ja siis tema ütles, et jah, tõesti niisugused 2 kohta on saadaval ja mõtle. No aga ta ei olnud siin näinud. Ei, ta ei olnud näinud. Absoluutselt mitte. Telefonikõne põhjal telefoniputkast. Ei olnud näinud. Aga siis oli ikka hädasti vaja sinna kedagi. No nähtavasti oli, ja ma ei tea, aga samal hetkel meremuuseumit ju siis ju asusid juba poolakad renoveerisid seda, nii et ma tulin siia, kui see maja oli, torn oli Tellingutes ja meremuuseum ajutine kontor paiknes täpselt üle tee Pikk tänav 33, kus on praegu mõni aeg hiljem oli mingi Kreeka restoran, mingi komisjoni kauplus ja siis ma astusin sinna järgmine nädal sisse ja vaatasin, et mingid tüübid nahistasid laudade taga, selles ruumis hõljus briketiving, sest seda kööti briketiga ja ütlesin, kuhu ma nüüd olen sattunud ja aga ega ma ei kahetsenud, siis ma mäletan, et mu esimene ülemus austatud Bruno Pau, kes ka veel siiamaani on täiesti elu ja tervise juures, ütles, et kas sa midagi merest tead, ma ütlesin, tegelikult ei tea õhkagi. Olid aus? Ja ei tea, aga siis ta ütles nii rahulikult, ega muud midagi teha pole, et vaat siin on raamaturiiul raamatuid täis, hakkan lugema ja siis ja nii ma siis lugesin, nii et loen ka siiamaani. Saingi targaks mõne aja pärast igasugustel ametikohtadel ja siis tuli teadur ja siis tuli merendusosakonna juhataja ja nii ta läks riburada mööda. Nii et põhimõtteliselt küll võib öelda, et nii nagu laeva peal laevapoisist kasvab lõpuks kapten, siis see ei ole küll võrdväärne ja palun vabadust kõikide meremeeste ees, aga midagi sinnapoole on ka minu suhtes olnud. Et sa oled ikkagi sealt aasta peest pihta hakanud. Täiesti madalalt rohujuure tasandilt. Just, ja see ongi kõige olulisem, sest siis sa oskad teistelt oma alluvatelt nõuda vastu. Seda küll, jah, see on küll üks niisugune väike pluss, jah. Aga muidugi kõik igasugusel teel on olnud igasuguseid käänakuid aga Ja ega see nii roosiline ei ole, kui praegu tundub. Ärge seda uskuge. See tundus nii muinasjutuline kõik, sest meie eelmine intervjuu jäi ikkagi selle koha pealt pooleli, kui ma küsisin su käest, et okei, sa oled siin pikalt olnud boss ja tundub, et sind ei taheta kuidagi ka ära, siit ei ole kangutatud ja keegi ei ole väga kade ilmselt olnud või siis sa oled väga hea olnud. Aga on juhtunud ka jubedaid asju selle aja jooksul ja ühest jubedast asjast me hakkasime rääkima ja see oli siis seal Lennusadamas täna. See ei olnud Lennusadamas. Ja aga täna on Lennusadamas, eks ole. Lembitu peal. Ja kus ta siis oli? Ta paiknes siis Miinisadamas, seal, kus praegu mereväebaas on. Ja ta läks põlema. Jah, kogu komandotorn põles. Nii et see, ja mis oli selles mõttes, ja üks asi, et see, et me kaotasime vaime, aga Lembit oli tulnud just Vene-Balti tehase stokiremondist. Me olime selle kõik värskelt teinud, kõik oli ilusti korras ja siis järsku niisugune tulekahju. Nii et ja mille pärast me ei saanud tema õige seismise kohta oli Pirital, Pirita selle Olümpia purjespordikeskuse sadamas, aga seal oli vahepeal tormid olnud ja kuna see sissesõit sadamasse on üsna madal, siis tormid olid sinna keeranud liivavalli ette, me ei pääsenud sealt enam sisse ja palusime arjutist varjupaika, nii nagu aegalt oleme ikka oma laevadega seda palunud, me saime sinna selle varjupaiga. Õnneks tol hetkel, kuna seal kõrval seisis ka kohe siis sõjalaev admiral Pitka, siis selle vahimehed märkasid ja siis see suurem kahju jäi tegemata, aga siiski ühe inimese kaotamine on ikkagi, see on korvamatu. Kas see oli see inimene, kes selle kogemata põlema panis? Jah. Kas tuli purjus? Täiesti. Nii juhtus, jah. Püha püss. Jah, nii et... Ja see oli sinu sünnipäeva hommik, nagu me rääkisime. Inimene sai 40, hommikul kell jumala vara, eks ole, tuleb telefonikõne ja selline sünnipäeva kingitus. Ja kõiksugused niisugused asjad on, jah,
meil ühe teise laevaga täpselt samamoodi, mis oli nüüd koroona ajastu alguses, nii et samamoodi tuli kõne hommikul kell 3 või oli see natuke 3 läbi, see oli siis meie allveearheoloogia uurimislaev, mida me just rekonstrueerimist lõpetasime, mis läks lennusadama kai ääres põlema lood. Nii et aga mis sellega juhtus? No seal lihtsalt uurib praegu. Kõik on juba ammu uuritud, laev on ära taastatud, kõik on korras, aga seal oli jällegi see kaldakaabli ülepinge. Nii et elekter. Ikka elekter ja kõige ohtlikum periood laevadel ja üldse on minu arust rekonstrueerimise remondi periood, siis need õnnetused juhtuvad paraku. Jah. Aga ka see on taastatud, nii et tehtud. Ehk siis, mis me sellest õpime, on see, et ei ole lahendamatuid olukordi. Kuidagi ikka saab, on ju? No jah, saab ikka ja samas, kuna ma sain Meremuuseumi direktoriks, sain siis peale neid erinevaid astmeid, sain aastal 98. Siis 98. kõik tundus algus 98, 99, 2000, kõik oli väga okei ja roosiline, aga siis hakkas see jant pihta, et ei olnud suurele tõllul enam kai koht, oli admiraliteedibassein, mida ma sain, sealt tuli ära minna, kuna ei jaksanud Tallinna Sadamale renti maksta, mis oli üüratud summad tolle ajastu kohta. Ja siis ühel hetkel oli küll, hakkas nagu see tunnel nagu mitte enam valgus paisma, vaid see tunnel läks ikka päris ahtaks. Ja võib-olla, kui oleks mingisugune hetkel tulnud endal sellist mõtet, et mis ma siin sõdin siin kesklinnas Tallinna Sadamaga. Et lööks käega ja teeks hoopis kannapöörde ja läheks lennusadamasse, mis algus oli ülikeeruline. Aga ikkagi ta avas mingisugused uued perspektiivid. Nii et ma ütlen seda, et esimese 5 aastaga tegelikult ei juhtunud mitte midagi. Minu selles direktoristaasis pigem läks asi natuke kehvemaks. Nii et see on võib-olla teistele juhtidele, et esimese 5 aastaga ei maksa oodata, et kohe tulevad tulemused. Siis hakkas vaikselt alles jooksma. Ma pean küsima siia vahele enne, kui ma küsin, et mis on need õnnehetked siin olnud. Et kuidas see tervisele või mentaalsele, just mentaalsele tervisele ka mõjub ja südamele ja sellised üleelamised, need ei ole... No nähtavasti on aegade jooksul ikka suhteliselt paks nahk kasvanud, aga see, mis välja paistab, on see, et kunagistest pruunidest juustest on saanud selline niisugune kulupea. Et kas vastab tõe, et üleöö võib halliks? Ei, võib-olla võib. Mina küll üleöö ei läinud, aga ma läksin suhteliselt varakult, sest mu isa ja vanaisa ei ilmutanud neid märke sugugi, aga mina läksin suhteliselt varakult ja ikkagi kuskilt ta peab ju välja paistma. Ühesõnaga siis Meremuuseumi tee võib öelda, juhi koht on pea muutnud hõbehalliks. See kõlas nüüd väga romantilist. Ime ilus, ma mõtlen just siin pealkirja varianti. Eks selle halli juukse järgi natuke enam-vähem ka tuntakse võib-olla. Just, aga väga šarmant. Ma tänan, kuigi ma ise seda nii ei arva. Väga kaunis, head juuksed peas on, head kiilakas. Ma olen ükskord juuksed ära ajanud mõned aastad tagasi ja... Miks kihlvedu? Ei olnud kihlvedu, ma jäin juuksuritoolis tukkuma. Mida? Ma jäin tukkuma ja siis, kui juuksur ikka küsis, et kas ma võtan sealt, kas ma võtan veel. Käis pea niimoodi. Ikka niimoodi. Ja siis ma pärast nägin, see resultaat ehmatas ka mind, aga ütleme nii, et ja peale seda sa pole juukseid lõikad ise vaikselt niimoodi. Väga ettevaatlikult ja šokk oli eelkõige kodus ja nii edasi. Aga siis mõni ütles jällegi, et oi, väga nooruslik, aga ma ise nii ei tundnud. Nii et peab ütlema, et sellest ajast saadik on rohkem niisugune pikakarvaline periood. Sobib suurepäraselt sul. Aga räägime õnnehetkedest ka sellepärast, et neid on ikkagi olnud, nii palju, kui ma jõudsin nüüd sirvida, aga mida sa nagu ise pead selliseks kõige suuremaks rõõmuks või õnnestumiseks? No võib-olla see esmane hetk on ikkagi, mis sa salata, see kuidagi seostub ikkagi lennusadamaga, selle valmimisega, sest see oli selline projekt, mida tegelikult alguses peale minu ei uskunud mitte keegi. Kas sina olid justkui see, kes uskus sellesse, et sellest võiks... Ja see tuli mitu aastat rahulikult rääkida ja ma uskusin sellesse, et see asi lõpuks teostub, kui ma hakkasin kuulma ümber nurga
täiesti võõraste inimeste kaudu, et see on tegelikult võib-olla projekt, millest võib asja saada. Aga siis hakkasid kõik need hiljem need rahataotlused, raha leidmised, otsimised, erinevad projektitaotlused ja noh, nii ta läks, ega ma algus ise ka ei uskunud, aga läks hästi ja see, kui ta lõpuks valmis sai 2012, muidugi oli, see oli oluline ja pärast hiljem sellega tulid kõiksugu Eestis kõikvõimalikud rotid ja auhinnad ja kõige lõpuks ka veel koos Kokku arhitektuuribürooga veel Ateenas Euroopa Nostra Grand Prix, mida siis laval viibivale Andrus Kõresaarele siis Kokku arhitektist andis üle Placido Domingo. Nii et mina olin seal siis koos teiste osalistega, olime selles suures amfiteatris ja ma tean, et me võitsime teisel kohal olevat Ateena Akropoli ühe osa taastamist ühe punktiga. Kuidas see võimalik? Ma tegelikult mõtlen seda siiamaani, kuidas see võimalik oli ja see auhind anti siis meile üle siis selles ehtsas karukoopas Ateena Akropoli all olevas amfiteatris. Nii et Euroopa Nostra Grand Prix muidugi ja siis tuli veel Postimehe aasta inimene ja kõik muud asjad, nii et see oli vaieldamatult jah, et see, aga pärast seda küsiti, Urmas, kas nüüd on elutöö tehtud? Ma ütlesin, ei, siin... No ma küsin sama, kas nüüd on elutöö tehtud, palun, räägi oma grandioossetest plaanidest, pool elu veel ees. Ei ole sugugi, ei olnud ja siis hakkaski tegelikult see mõte käima selles liinis, et kus me siin praegu oleme, Pax Margareeta, siit ma olen välja kasvanud, aga Pax Margareeta vaieldamatult oli jäänud natuke kõrvale, tahaplaanile, sest kogu aeg lennusadam, angaarid, lennusadam, laevad ja Pax Margareeta tiksus siin ikka vanamoodi oma 81. aastal avatud ekspositsiooniga, mida oli endal juba väga paha vaadata ja kurb ka ja siis, eks me olime enne teinud väga mitmeid plaane, kuidas siia Pax Margareetasse kõike seda asja teha. Aga kaks asja, õnnelik leid 2015, see paat. Just. See paat, see koge. Sul peab ju see koge just, sul peab olema mingisugune tõmbenumber. Ja see leid Kadriorust, õigel ajal. Siis tuli välja uus struktuuritoetuste meede, kuhu oli võimalik samamoodi kandideerida. Ja selleks hetkeks oli Meremuuseum juba aastast 2012 oli juba suutnud koguda endale ka teatava finantsvara, mida ise investeerida siia projekti ja nii ta lõpuks see Pax Margareeta ju valmis saigi, kus oli siis osa Euroopa raha, osa Kultuuriministeeriumi, Rahandusministeeriumi raha ja üle 2 miljoni juba Meremuuseumi enda raha. Wow. Nii aga lihtsalt üks asi õnnestus hästi, meil hakkasid külastajad käima Lennusadamas ja see ongi see, et meile nagu see see on see sama asi, et ära anna kala, anna õng inimesele. Umbes sama case oli ka siis meil Meremuuseumi puhul, ja pärast seda olemegi olnud suutelised ju väga palju asju ise investeerima, tegema. Just tahtsin jõuda selle raha teema juurde, et kas teie olete ka ikkagi need, aga nüüd tuli juba jutust välja, kes käivad niimoodi kummardamas ja palumas ja näed ise, mis meil Eestis praegu toimub, eks ole? Mina ei käi. Sina ei käi? Ei. Pole kunagi käinud, et see ei aita midagi, et ma olen sellisel seisukohal, et eelkõige tuleb ise ennast aidata. Ja kui siis õnnestub midagi juurde leida erinevatest fondidest, aga ise peab seisma väga suhteliselt tugevalt kahe jala peal, enda finants peab olema väga heal tasemel ja selle üle ka kontroll, nii et ma arvan, et aga muidugi kõik on tänu külastajatele. Sest kui on ikkagi Lennusadamas on külastajaid sinna üle 200 000 aastas ja siis see on ikkagi märkimisväärne ja Titanicu näituse aegadel oli meil üle 350 000 aastas, et see oli pöörane. Ja ma mäletan seda hetke siiamaani, et kui tuli see Titanicu näituse lepingule alla kirjutada, see oli siis Suure Tõllu dokkimine ja mis sa salad, eks mul natuke jalg värises, sest see hind oli alguses ikkagi... ütle välja see. See lepingu maksumus oli üle 600 000. Et üldse see saada siin? Jah, et see üldse saada, kõik need juurde, kõik mis olid need, mis ma teadsin, mis tuleb üles ehitada, mis sellega kõik kaasneb. See oli jah kuskil niimoodi, nii et ega
ega see... Aga nagu väikse no natuke oli, aga samas tookord oli mul väga heaks, oli Lennusadama tegevjuht Ott Sarapuu, kellega koos see otsustus sai tehtud ja otsustus oli sellepärast lihtne, et see oli aasta ju, kui me käisime seda näitust ühte käisime vaatamas Macaos, mis ei olnud väga hea. Et see oli tarvis teha seda sellist näitust Lennusadamas, mis kõnetaks kõiki. Titanicust oskab siiamaani rääkida iga inimene. Täpselt nii. Üksteid kõik, kelle käest sa küsid, ikka oskab. Ja tol hetkel 2012 Lennusadam ei olnud sellisena tuntud, nagu ta on praegu. Kui ta oli seal kuskil vangla ja siis selle natuke teise tüherma vahel ja see oli selge otsus me esimestel aastatel, et meil on vaja teha need näitused, mis ärataksid tähelepanu ja Titanic oli esimene. Ja see oli selles mõttes õige valik, et Titanic aitas meid väga suuresti ja Titanicu poolt näituse ajal, nagu võib öelda, teenitud esimene $1 miljon. Selle Meremuuseum investeeris Suure Tõllu kordategemist, siis ma ütlesin, et see on täpselt sama ajastu laev ja meil on väga elegantne korrastada meie oma väga elegantne vana jäämurdja, et me ei kujuta seda raha mingisuguse tilulilu peale, vaid sellega korrastame siis juba jäämurdja Suur Tõll, nii et mis sai siis 2014 100 aastat vanaks. Nii et see oli juba see. Sul on kuidagi vedanud, aga ma vaatan, et sul on nagu mingi pusletükid lähevad õigel ajal, õiges kohas lähevad nagu paika. Mina ei tea, kas minul on vedanud, võib-olla Meremuuseumil on vedanud, sest kui me allveelaeva Lembitu võtsime ära Balti laevastiku Meremuuseumi käest 92. aasta aprillis. Ja siis pärast seda, kui ta olime ta üle võtnud, mis ei olnud väga rahumeelne, siis hakkasid meile tulema erinevad teated, et ühel siin on kodus kuskil siin Lembitu vimpel, teisel on Kalevi, teise allveelaeva Kalevi siis embleem või vapp. Ja nii hakkasid need asjad tulema. See ongi see, et need asjad mõnikord juhtuvad õigel ajal, õigel hetkel ja kui me tegime rekonstrueerimisprojekti vesilennukite angaaride jaoks, siis austatud professor emeritus Karl Õiger Tallinna Tehnikaülikoolist ütles, et ta tahaks, et ükskord tuleks välja ka need joonised, mille järgi on need angaarid projekteeritud. Ja siis mingisuguse täiesti juhusliku arhiivis sobramise käigus keegi hea inimene leidis, ütles, et jah, seal on, ei ole palju, aga on mingisugune 5-6 ilusat klassikalist joonist. Sain need Karl Õigerile anda ja Karl Õiger vaatas ja ütles, et jah, see on membraanitehnoloogia. Muidugi minul selle kohta ei saanud sellest, mitte matemaatikuna. Ma ei saanud sellest üldse aru, aga ma olin jumala õnnelik. Kas on membraanitehnika? Membraanitehnoloogia. Ja. See on selles mõttes, kuna angaaridel on betoonikihi paksus on üliõhuke. Betoonikihi paksus on üleval kuskil... Sa mõtled seda kaarjast? Ja seda kaart. Üleval on ta kuskil 10-12 sentimeetrit, allapoole minnes läheb ta paksemaks. Nii et ta kuidagi ta püsib nagu iseenese raskuse põhjal püsti, väga ilusasti. Ja see oli muidugi selle rekonstrueerimise käigus oli ka üks mureallikas, aga tehtud ta sai. Nii et mõnikord õigel ajal õiged asjad saabuvad. Samamoodi me ei leidnud tükk aega allveelaeva Lembit originaaljooniseid. Otsisime, kirjutasime kolleegidele Inglismaal. Nemad ei leidnud Inglise rahvuslikus meremuuseumis ei olnud. Ise ei osanud enam otsida, aga siis läks üks Inglise ajaloolane täitsa juhuslikult oma asju otsima Põhja-Kumbria maakonna arhiivi. Siis sealt ta need leidiski. Pole võimalik. Nii on võimalik. No, ikkagi see on mingi... See on see, et tuleb teha õiget asja, siis juhtuvad õiged asjad. Ja tuleb rahulikuks jääda. See on ka vist põhjus, et tark ei torma, on ju. Et ootab, vaatab ja säti. Tuleb olla rahulik ja tegelikult natukene ka paadunud optimist. Aha, okei. Kuule, räägime sinu isikust, persoonist ka natukene, et siin me nüüd rääkisime kõik sellest, mida sa nüüd teinud oled. Oota, sa ordenit ei olegi saanud veel või? On küll. Presidendilt? Vaat seda ma ei näinud. Mis orden sul on? Valge täht 4. Vau. Neid on veel, las nad olla. Vau, okei. No sa oled ka need auga välja teenijad. Aga ütle mulle nüüd, kuidas sa oled suutnud siis, palju sul lapsi on näiteks? Kuidas sul pere... Kahjuks mul endal ei ole, aga ma olen
elusaatus on selline, et minu suhteliselt vara lahkunud õde jättis tütre kasvatamiseks, nii et kasvatatud ja tema on Nele Dreesen hoiab samamoodi minu nimega ja elab Tartus ja töötab Tartus ja teeb oma doktoritööd praegu, nii et vahelduv eduga. Aga kuidas sa ise puhkad või mida sa teed ise? Et ma mõtlen, et kui sa oled, seda ma nägin, et sa Antarktikas oled nüüd ära käinud, see on ju väga vahva asi. Sinna ikkagi harvadel juhtudel, see ei ole sinna tänapäeval on see ikka üha lihtsam. No ja paljud juba käivad ja nii, aga see ei ole ikkagi Egiptusesse või Türki minek, on ju? No pigem ei. Võtab tunduvalt rohkem aega ja mis sa salata raha ka. Just. Kuidas ma puhkan? Ma olen väga palju, mitte väga palju, tituleerin ennast, mul on küll väikelaeva juhi paberid, aga ise ma nii julge ei oleks, et võtaks Vahemerel jahi ja seilaks sellega seal ringi, aga koos heade sõprade ja seltskonnaga ma olen kõigepealt Balti merel siin kõik nurgad läbi sõitnud ja ka hiljem Vahemerel. Et jah, purjetamine on see, kus ma saan võib-olla sellest tänapäeval on üha keerulisem, tänapäeval 5G, 4G levib igale poole, et see nüüd tuleb Starlink ka veel. Kas sa paned kunagi telefoni kinni ka? Sa ütlesid enam ei pane? Olen pannud. Mitu korda? 1, 2? Väga harva, jah. 2 korda. Ma ei julge lugedagi neid, aga harva, suhteliselt harva. Aga siis saab nagu ikkagi natuke välja lülitud. Jah, võib-olla tõesti, mere peal olek on see hea jahiga. Ja samas seda ei ole enam väga palju juhtunud, aga kujutada ennast ette, et sa oled kuskil Kreekas, Horvaatias, väikelinna sadamas, hommikul ärkad üles, lähed jahi kokpiti, võib-olla teed väikese kokteili, vaatad, kuidas linn ärkab, kuidas inimesed lähevad turule või kusagile sinna oma toimetusi tegema, sina istud jahi ahtris, vaatad elu ja tunned mõnu sellest, et oled just sel hetkel selles kohas. Ja kõik muu ei ole siis enam nii väga oluline. Sellest on, need, kes on mere peal käinud ja rääkinud alati see, ja see ei ole mingi uudis ega jalgratta leiutamine, et mida kaugemale rannajoon jääb, seda väiksemaks need mured seal jäävad. See meri kuidagi tasandab ära, on ju. Ja ta ravib see. Ta ravib küll ja samas siis sa naudid ka seda, kui sa merehaigeks ei jää. Sest ma olen näinud ju neid inimesi, kes on mingitel hetkedel laeva peal niukses täiesti kasutud olekus ja kellest ei ole mitte midagi, kes on, vaatab vastu ainult niuke resigneerunud kalapilguga, et tehke minuga, mis tahate ja sõitke, kus tahate ja põhiliselt jätke mind rahule. Aga järsku sul on mingi hea nipp anda, sest mul läheb ka hästi kergelt. Ma ei saa Helsingissegi silmapiiri vaadata. Ei, seda ma tean. See on juba lapsest peale bussis. Kõrva taha väiksed plaastrid. Ja küll ma olen toppinud plaastrid, siis ma olen neid randmele mingisugused punkti ja asju. Aga vanad meremehed ütlevad, et võtta ikkagi pits rummi või... Ei, see kuulub alati ära. Ega vana meremeeste selles kapteni või tüürimehe arstikapis oli ikkagi rummil oli kindel koht. Ja teine koht oli see, et tuleb tööd teha laevas. Kus ma saan teha, siis ma pean pea alaspidi olema seal põrandat küürima või seal all olema, köögis midagi tegema. Köögis, kambüüsis midagi teha. Ei taha, seal läheb eriti süda pahaks. Ma olen seda ka teinud, nii et see... Aga üks hea nipp oli see, mida tegelikult kunagi juba ammu, nagu kõik need meremehed on, keda ma kunagi tundsin, on lahkunud sinna teisele poole juba, see oli kapten Konga, ütles, et kes oli noore poisina, sõitis purjelaevaga Tormilind üle Atlandi ja siis ütles, et tegelikult on niimoodi, et kui tööd ikka üldse ei ole ja kui siis on niisugune viimane variant on, mida siis Pootsman käsib madrustel teha, et nüüd on niisugune lugu, et võtke ämber, minge selle laeva parda äärde, võtke vett, minge teiselt poole laeva ja kallake see vesi teiselt pole. Sa põrandat pesema. Isegi ilma põrandapesuda. Lihtsalt pandi inimesi vett kanna. Et sul oleks nagu midagi tegemist. Et ei tekiks lolli mõtted. Mis seal oli? Vaata, osad lähevad merel lolliks tõesti, seda ma tuleb küll meelde. On küll neid olnud ja... mis siis teha? Vastu pead anda? Mõnikord nähtavasti vist aitab see. Endal ei ole seda kogemust kunagi olnud, aga jällegi üks kapten rääkis seda, et kui nad tõid ühe laeva
ühe laeva siis Mustalt merelt ära, see oli üks kalalaev. Mustal merel sõites ja anti kaasa väga palju veini, mida tuli tarbida ja siis ühel hetkel... Kuna vett ei olnud? No ja vett ei olnud ja üks pootsmann hakkas seda veini väga, väga uljalt tarbima ja siis mingil hetkel kusagil Sahara ranniku lähedal, mitte Sahara, vaid oli siis nüüd Liibüa või Alžeeria, siis ühel hetkel teised nägid, et see meremees oli pannud ennast paraadriietesse, lips ette, kohver kätte, seisis pardal, sest tema läheb nüüd maha. Siis ta oli arvanud, see on see, et... Kas sa võid merel minna hulluks? Kindlasti ja ajalugu on näidanud neid juhtumeid küll ja veel, jah. Tänapäeval, ma ei usu, et kes siin ikka läheb. Need sõidud on ju suhteliselt lühikesed, intensiivsed, mingisugust suuremat, pikemat sadamaromantikat enam ei ole. Kõik käib nagu kellavärk, aga kellel seda soodumust ei ole, siis võib tekkida igasugused muid probleeme. Nii et aga seda peaks juba tänapäevaste meremeeste käes küsima, kes siin vaevalt nüüd keegi nüüd siin Tallingi laeval hulluks läheb selle lühikese otsa peal siin, aga vanasti oldi ju merel 3-4 kuud jutti. Aastaid oldi. Ja oldi ka aastaid ja vahepeal saadi ka lõpuks ka ikkagi mingil hetkel sadamasse ja maale ka. Aga eriti kalalaevamehed, kes siis seal kuskil Lõuna-ookeanil olid tõesti kuude kaupa, enne kui lõpus kuskil sadamasse said ja siis oli ka valve peal. Nii et jah, muidugi närvisüsteem pidi tugev olema, jah. No, ma olen seda ka kuulnud, et kui sa lähed purjetama ja tehakse see meeskond, komplekteeritakse nii öelda. See on, sa ei või elu sees, sa võid maa peal olla väga tore inimene. Nii naksakas ja jutukas ja huumorimeelega ja heatahtlik, südamlik ja öeldakse, et ei tea, mis seal paadis juhtub. Täitsa pöörab ära nagu lollakas, vastik, vingub, see ei sobi, teine ei sobi. Kas see on ka mingisugune haigus või? No ei tea, kas see sõltub ikka inimesest väga palju. Minul on õnneks ei saa nüüd küll kurta, on olnud ikka väga hea. Sul on vedanud nende? Mul on vedanud, on ikkagi väga hea seltskond ja teiseks on ka see üks põhiline asi. Laev on suhteliselt väike ruum. Ja seda ma mõtlengi. Ta on väike ruum ja sa pead arvestama teistega, pead teistele eluruumi andma ja teised pead sulle eluruumi. Aga kui mulle ei meeldi, kuidas sina näiteks käitud seal, et sa seal laiutad ja... No tegelikult niimoodi ei ole, sest kunagi Antarktika ühes polaarjaamas juhtus üks, see on nüüd hoopiski teine teema. Ja las ole väga põne, mulle lood meeldivad tohutult. Antarktika polaarjaamas juhtus siis alles hiljuti, mõned aastad tagasi juhtus üks õnnetus, kus üks polaaruurija andis teisele nuga köögis, lihtsalt niimoodi spontaanselt. Ja siis küsiti, et mis see põhjus oli, et ei, seal ei olnud üldse põhjus selles, et ta oleks noor saanud või oleks lärmanud või mitte iganes. Aga küsimus oli selles, et see üks polaaruurija hakkas ühte raamatut lugema. Ja teine nägi, et sa loed seda, aga ma räägin ära, kuidas see lõpeb. Ja nii mitu korda ja lõpuks sai ta nuga. Ja viidi Argentiinasse ravile. Nii et elab, aga seal on mõningad asjad, mis on, inimesed lähevad nagu pillikeelena natukene... Nad lähevad nagu vibuks või selliseks pingest. Et seal piisab mõnikord niisuguseks väiksest sädemest, et siis võivad niisugused tühjad asjad või täiesti ja kadunud Vello Park on ju ka rääkinud umbes samasugused asju, nii et see on, et ega ju asjata ka praegu näiteks, kui Eesti polaaruurija Priit Tisler, kes just nüüd loetud nädalate pärast läheb Antarktikasse koos Soome juba vist 10. või 11. korda on ta Soome jaamas olnud juht ja asejuht, siis enne seda on neil alati mingid treeninglaagrid kuskil Soomes Pärapõrgus ja siis vaadatakse ikkagi jällegi üle, et kas sobib ja see on nagu kosmosesse minek. No umbes nii, jah, sest kujuta ette, kui sa lähed sinna kusagile kuninganna moodi maale, kus tegelikult kui sind sinna lennukiga viiakse, siis sa tead, et sa ära minna ei saa kuskile, ootad 3 kuu pärast järgmist lennukit, mis sind ära viib, vahepeal sa lihtsalt oled selles suletud süsteemis ja võib-olla ka ilm ka ei ole kõige parem kogu aeg. Et see on hullem, tegelikult oled küll just kui vabaduses, aga tegelikult oled vangis. Jah, aga see on vabatahtlik vangla, kõik lähevad sinna hea meelega. Ja üks suuremaid konkursse on niimoodi, on iga aasta ühe Inglise vana polaarjaama, mida kasutakse nüüd rohkem selliseks turismiatraktsiooniks Antarktika poolsaarel.
et kes saab sinna postkontorisse tööle. Ja see on ihaldusväärne koht. See on ihaldusväärne koht ja kruiisilaevadele, kes kruiisituristid käivad sealt läbi, see on Port Lockroy ja kruiisituristidele siis müüa suveniire, tembeldada neid marke ja müüa siis Shackletoni viskit. See on nii imeline töö. Tead, mis minu unistus on, kui ma vanaks saan, ma olen mõelnud. Ma tahaks küll see muuseumi tädi olla vist. Kes piletid võib-olla müüb ja siis võib-olla siin muuseumis ringi. Teil oli hästi tore üks mees siin, kui ma tulin, sind veel ei olnud. Eero oli vist nimi. Eero, jah. Et võt just midagi sellist nagu koduhaldjas. Eero on tubli haldjas, kes on töötanud ju siin praktiliselt pea lennusadama avamisest alates. Nii et ja see oli nii imetore, oli sisse tulla, ta oli kohe krapsti valmis. Rääkis mulle imetabaseid lugusid, kohe läks juht jooksma ja ma olin nagu tere tulnud siia, et sellised haldjad. Vaat mina tahaks üks muuseumi haldjaks saada. Mis sinu? Meil on üks koht vaba. Ma pole nii vana veel. Need pigem jah, et tuleks natuke oodata. Ja ootame rahulikult, siis on võimalus ikkagi külastusjuhiks tulla, nii et see... Kas me kohe nüüd hakkame haldjaks kutsuma, seda näitab aeg? Miks mitte? Paksu Margareeta haldjas. Jah, no see oleks ka ilus tegelikult. Kui just ei pea olema, ega siin haldjad. Ma võin kummitada ka öösel, kui vaja on. See läheks ka. Kummitused, kuna ma siin enne rekonstrueerimist olen ka väga palju öid veetnud oma kabinetis, mis mul ennem siin oli, siis tegelikult siin on üks tööpõhi küll, et see torn võimendab helisid ja ükstad kõik, kes kusagil siin ümbruses räägib või siin eriti selle värava kaare all, need hääled tulevad sulle siia sisse ja siis võib hakatagi mõtlema, et mingid asjad, aga see vanglaülem on ikkagi olemas. Ja vanglaülemast me rääkisime ka, kui ulaka vanglaüleme vaim on täiesti olemas. Tema on olemas. On, päris kindlalt kohe. Oota, mis taga juhtuski? Lasti maha. Just õige. Trepi peal, ukse ees. Nii et see on, ega me rohkemat nagu ei tea. Ei ole näinud, ei ole kuulnud, aga me hakkame just lõpetama, et see jõuaksid ka lennujaama ilusti, ega sinu tööpõld ei lõppe, tähtsad külalised on tulekul, aga lõpetuseks ikkagi sinult küsiks, et on sul veel mingi unistus veel täitumata, mis sa veel tahaksid või võiks nüüd olla niimoodi ja lihtsalt kõike seda, mis sa oled juba teinud, nautida? Pigem ei, et siin on mõned asjad küll, mis on nüüd tulemas, küll mitte nii ruttu, aga 2028 on kõigepealt, me võitsime siin 2 konkurssi sel aastal, et iga kord, kui midagi suurt tahta, mingit suurt rahvusvahelist konkurssi pead sa osalema ja siis ennast tõestama, näitama, et sa oledki tol hetkel, antud hetkel kõige parem. Ja 2028 tuleb meil juunikuus siia maailma merendusajaloo kongress, merendusajaloo ja siis 2028 septembris tuleb maailma meremuuseumite maailmakongress. Nii et need on siis suhteliselt suured üritused, kummagil 250 kuni 300 inimest ja see on ütlesi ka, ma ise natuke ikka pean seda selleks, et see, eks ei ole väike tunnustus või päris suur tunnustus kogu meremuuseumile, et me oleme sellega saanud, eks meid maailmakaardil oleme nagu ennegi, aga neid suuri riike, kes tahavad selliseid üritusi endale saada, on ju ridamisi palju, nii et ja sealt, ma arvan, et me oleme sealt nüüd nagu läbi löönud. Palju õnne. Ja tahtsin kindlasti öelda ka seda, et sulle ja tahtsin kõigile teile ka öelda, et ma sain Eero käest seda muidugi teada, et siin võib, et me oleme siin eksponaatide vahel, on ju mõni võib küsida, et mis mõttes nüüd tegid endale siin mingist laeva, mis asi see on üldse? See või? Siin oli kunagi rooliratas praegu. No vot rooliratta sellest alusest oleme teinud endale šampanja kuuleri näiteks ja ma veel imestasin, kõik on meie jaoks valmis sätitud, siis meile öeldi, et tegelikult siin võib ju korraldada ka toredaid üritusi. Minu pärast kas või pulmadest sünnipäevade, pulma ei tohi või? Tohib ikka. Ma mõtlesin, sa kuidagi läksid. Ei, neid ei ole väga palju olnud. Meil on ka muidugi neid tehtud siin üleval katusekohvikus. Just, et räägime ka sellest, et teil on ju imetore terrass seal, mis on suvel kindlasti ideaalne koht.
kui tuul peale ei käi. No, me oleme merelinn, Tallinn, kõik on hästi. Et selliseid toredaid sündmusi võib ju siin ka korraldada. See on meile alati niukene tere tulnud. Lisaboonus. Jah, väike lisaboonus, kui midagi on, kui siin ja ka lennusadamas. Nii et jah, vaade on sealt ülevalt tõesti ilus. Vaat sinna ma ei ole veel jõudnud. Ma ei lähe ka täna. Ei lähe ka? Täna on külm. Olgu. Ma lähen suvel. Jah. Veel kord aitäh. Aitäh. Ja aitäh, et vaatasite ja kuulasite ja tulge kindlasti siia Paksu Margaretasse ja loomulikult ka sinna lennusadamasse. Aga siin ma ei ole päriselt ka tükk aega käinud ja see on väga drastilise muutuse läbi teinud. Teate, siin on isegi lift. Astud lifti ja välja tuled täiesti uue inimese. Esimene lift Vanalinna tornis. Ongi nii. Et siin on hästi mugavaks tehtud. Siin saab ratastooliga on ju ringi liikuda. Lapsed on teredul. Ma ei tea, kas koerad ka on. Koertega on keerulisem natukene. Jah, võib-olla sülekoeraga võib-olla. Ja meie võib kaasa võtta ja nii edasi. Et tegemist on siin palju. Et tere tulemast. Tulevane Paksu Margareta kummitus räägib. Järjekord on kinni pandud.